Delfi vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar. Vajuta pidurit, aeg pausiks. Osta KitKat ja võida Formula 1 piletid Ungarisse. Registreeri tšekk ja võida tribüünipiletid või 10 eksklusiivsest F1 ja KitKat kingikomplektist. Kampaania kestab 9. veebruarist 7. aprillini. Rohkem infot kitkat.ee. Ja tervist head kuulajad, käes on märtsikuu eelviimane päev. Kell on 16.34 ja eetris on saade ringiga ees, et rääkida Jaapani GP-st, Kimi Antonellist, Oliver Beermanist, Max Verstappenist ja paljust muust. Minu nimi on Kaspar Ruus, minu vastad istub vormeliekspert Tarmo Klaar. Tere. Ja paremat kätt ikka, isakond F1 fänn Kaspar Kütt. Tere. No, räägime Jaapani algus on sujuv, räägime Jaapani GP-st, üldse Jaapanis toimunust. Võib-olla alustuseks räägiks veel enne vabatreeninguid. Max Verstappen sai, ütleme, ühel pressikonverentsil, ta on kindlasti pressikonverentsil alati üks populaarsemaid mehi, sai võib-olla keskmisest veel rohkem tähelepanu, et viskas välja ühe The Guardiani ajakirjaniku. Põhjuseks tõi siis selle, et eelmise aasta lõpus The Guardiani ajakirjanik küsis siis eelmise aasta Hispaania GP kohta, et kas ta kahetseb seda Russellile otsasõitu seal ja kas sealt võisid minna need saatuslikud punktid kaotsi, mis tiitli maksid. Verstappenile ei meeldinud süke toon või olek, ütles alguses, et oli süke muie näol, hiljem nädalavahetuse jooksul veel lisas juurde, et tegelikult irvitas üle, ajakirjanik eitas seda irvitamist ja kõike. Igastahes ei on nõus pressikonverentsiga enne jätkama, kui ajakirjanik on uksest välja astunud. Mis muljid teile kogu see olukord tekitas? Süke hull draamatsemine Verstappeni poolt minu meelest, et okei, ma täiesti mõistan seda, et ajakirjanikud võivad aeg-ajalt olla, see on nende töö olla kriitiline ja küsida küsimusi, olgu need olulised või mitte, aga lihtsalt nende töö on esitada küsimusi ja kõik ja Max, olgugi, et ta ei ole meil kõige poliitkorrektsem inimene, seda kunagi pole olnud, aga selline draamatsemine, et nüüd ma ei vasta mitte ühelegi küsimusele, pressikonverents jääb nüüd minu pärast seisma, ja siis see minu meelest tundub juba natuke liiga hull draamatsemine, et okei, F1 tähed, nad võivad midagi lubada maailmastid, võivad endale teatud sellist staari olekut muidugi lubada, aga mulle tundub küll, et see ajakirjanik tegi lihtsalt oma tööd ja küsis tol hetkel mis meil jäi 2 punkti jäi Maxi 5. tiitlist lahutama, et see on täiesti minu meelest täitsa põnev ja huvitav küsimus, et mida ta ise tagantjärele mõtleb, et kas kahetseb või mitte või mis üldse valesti läks niimoodi, et minu silmis Max oli päris draamatseja, aga see ei ole kuidagi üllatav tema isiku käitumise ja käitumismaneeri kõige puhul. Mina ei tea, mis see taust seal on. Ma ei usu, et see oli selle ühe küsimuse pärast tegelikult. Kuigi nii ta ütles aga nii ta ütles ja seal oli ära toodud siis, ma ei tea, selle kohtumise stenogramm või kuidas seda nimetama peab nagu Riigikogus, et get out, et oligi nii, et see vist 3 korda käis see get out. Kasi välja. Et mina julgen väita, vandenõuteoreetik nagu ma olen, et neil on pikem ajalugu seal taga. Et ma keeldun uskumast, et selle ühe küsimuse pärast loomulikult aeg-ajalt, antaga mulle andeks, mina õnneks või kahjuks ei ole kunagi ajakirjanik olnud. Öeldakse küll, et ei ole lolli küsimusi, on lollid vastused. On ikka küll, väga lollid küsimused on olemas. Väga lollid küsimused on olemas. Olles ma räägin nüüd puhtalt ajakirjaniku vaatenurgast, et võib olla ka lolli küsimusi. Antud küsimus, kui see tõesti oli ainu põhjus oli minu arvates nii-öelda, kuidas ma ütlen, õigustatud ja täpselt samamoodi ka selle, kuidas iganes Verstappen vastab, täpselt samamoodi kõik on fine, aga lihtsalt süke võib-olla tobe oli natuke see kuidagi võimutsemine ja draamatsemine. Ja see oli täpselt süke võimutsemise moment, et ta peab selle suure publiku ees on ja peab seda sellist nagu väljasaatmist tegema ja muidugi läks see netis levima ja igal pool oli meeme ja kõike selle kohta, et väga staarit see käitumine maksib, aga ta on staar on ju. Aga samas see tõi jälle omakorda klikke. No muidugi. Ei, loomulikult. Aga veel kord, aga mina olen enda juurde, et ma kõhklus ei ole, aga kahtlused on, et seal on midagi enamat taga, et neil on mingi ajalugu seal omavahel, nii et lasta jääda sinna ja eks see lillekeste maailm meil praegu on siin, et kõik on et unustage ära ja elage oma elu. Ja proovime, nagu sa ütlesid, elama oma elu. Ma lõpetan selle lausega. Nii, vabatreeningutes ka põgusalt
Mercedesed, Kimi Antonelli, Russell ja Russell oli siis esimene vabatreening kiirem, siis oli Piastri kiirem ja siis viimasel oli Antonelli kiirem. Mida vabatreeningutest välja tooksite? No seda, et Mercedes jätkuvalt kindlalt eesotsas, aga sealt tagantpool hakkas juba lahti rullimisega põneva olukord, et McLaren oli päris hea kiirus, tegelikult oli ju ka eelnevatel nädalavahetusel kiirust, lihtsalt, et auto enda vastupidavust polnud sisuliselt üldse. Aga kõik vabatreeningud näitasid, et siuke Ferraride ja McLarenite vahel on ikka väga tihe konkurents, et McLaren võib-olla siit natuke rohkem peale, aga suures plaanis kõik oli lahtine laupäevaks, et kumb siis peale jääb, kas McLaren või Ferrari. Ja ega see tuli ilmselgelt välja jälle, et Mercedesed on peajagu üle tehnika poolest siis. Ja siis omavahel pusivad ja pusklevad Ferrarid ja McLarenid, seda eeldusel, et mõlemad võistkonnad autodega starti pääsevad. Ja nende selja taga seal on ikkagi ülitihe seltskond, et seal on väga raske ennustada, kes kuhu satub ja siis lõpuks on need, ütleme, seda hooaega testiperioodina kasutavad Cadillac ja Aston Martin. Aston Martin on muidugi oma jutt, et selleni jõuame, see on pikem jutt. Ühe uudise võime ju tegelikult ka ära klaarida. See sai vist ametliku kinnituse, et Jonathan Wheatley Audist tõmmati ära Aston Martinisse. See vist, see ei ole vist 100% kindel, et Astonisse läheb? See ei ole veel lahkub Audist. Audist ta lahkub, seda me teame. Mitte lahkub, vaid lahkus päeva pealt. Nüüd ma tegin ajakirjandusliku eelduse. Ära olete, kui sa ei tea. Ei oletada ikka võib, aga ära seda väiktena too. Oletada võib igasugust ma kadlustan, et Wheatley võib minna Audist, kus ta juba on lahkunud, rohelisse tiimi. Juba parem sai, tubli. Parandame selle 2 ära, et teeme 4 miinused. Aga ma tegelikult nii palju küsin, et see, et nii kiirelt Audist lahkub, kui üllatav see on? No see oli väga üllatav muidugi, et mina ei osanud absoluutselt ette aimata seda, aga see, ütleme need ridade vahet lugedes tähendab seda, et talle maksti ikka väga-väga suur hulk raha, mis paneb siin niimoodi päeva pealt. Üks rohelise tiimi, ühe rohelise tiimi üks omanik meestest maksis. Suure Põhja-Ameerika päritolu. Jah, sa Kütt võtsid mul peaaegu võimaluse jälle tähte närida, et sa ütlesidki, et oli väga üllatav. Ma mõtlesin, et sa ütled, et oli küll üllatav ja ma oleks saanud jälle oma tavapärase panna, et ei olnud üllatav, väga üllatav oli. Aga see oli kogu maailmal üllatav, et mingid sahinad olid küll sellepärast, et tähendab, mingid sahinad oli, mida ei tahetud uskuda sellepärast, et kõik olid rahul temaga ja kõik takkajärgi ka kiitsid, mismoodi ta selle meeskonna pani tööle, jälle vangerdas inimesed õigetele positsioonidele ja kõik nii edasi, et kuidas see päeva pealt tuli, ametlik põhjendus on see, et on perekondlikud põhjused ja mis iganes see on siis, ausalt öelda, mina liiga paljude perekonna asjadest ei tea, et ausalt öelda siis üldse ei tea, aga näiteks omal ajal oli Adrian Newell näiteks see teema, et temal naine ei olnud nõus Itaaliasse kolima, isegi tema võib-olla oleks vastu võtnud Ferrari pakkumise, võib-olla aga perekondlikul põhjustel jäi see äri katki või see koostöö katki, nii et ei tea, mis seal on, see spekuleeritaksegi, et kui on tõesti perekondlikud põhjused, annaks jumal, et midagi dramaatilist või veel hullem traagilist ei ole. Ja lõpuks ongi see, et võib-olla 2 asja koos, et see Šveitsi elu seal ikkagi ei sobinud perele, kes iganes ta pere siis moodustavad. Ja nüüd tuli ka see pakkumine, et kuskil ju ikka mingid sahinad on või keegi kellegagi läbib, eks ole. Tegelikult see Vormel 1 kogukond on ju üsna kompaktselt koos, olgem ausad. Ja info liigub seal sees. Liigub, jah. Ja nagu nad ise räägivad, et seal selles, kuidas me seda nimetame, siis Inglismaal see piirkond, kus need võistkonnad kõik pesitsevad, selline Vormel 1 org või tinglikult, et seal käiakse ikka õllekas ja räägitakse jutte. Ja kui see jutt siis levis, et Wheatley või Wheatley, kuidas iganes teda hääldada, on minemas Audist mingitel põhjustel, siis oli kõrv kikkis, võib-olla tõesti seal Põhja-Ameerika
suurel ärimehel. Jah, ühel neist. Jah, see on tõsi, neil on seal mitu ka. Aga siis ongi tegelikult paslik edasi minna selle sama võimaliku tema uue tööandja juurde, et siin nüüd pärast eelmist etappi, enne Jaapani etappi oli kõvasti juttu, et mis seal Aston Martinis siis ikkagi toimub ja mina ka erinevaid allikaid uurisin ja julgen väita, et sain kinnitust oma teooriale. Siin sügisel oli, püüti nii-öelda saagi käima tõmmata, et mingid sisevastuolud on, et Andy Cowell tagandati, Adrian Newey on nii võimukas mees, et ta tahtis tiimipealikuks saada, aga seal olid teised sahinad ka, et Honda on ikkagi hädas oma jõuallika ettevalmistusega ja Andy Cowell on ju veel kord selle esimese hübriidajastu Mercedese mootoriprojekti eestvedaja, selle hübriidjõuallika eestvedaja ja nüüd takkajärgi tulebki välja, et Cowell ongi saadetud esialgu tuld kustutama ja edaspidi siis võib-olla vedama seda hübriidjõuallika projekti järgmiseks aastaks, et ta ongi tippspetsialist, et tema aitaks seal toimetada. Nüüd selgus, et selline klassika, et mootor tehti seal Sakuras, on jah, see koha nimi seal Jaapanis valmis, põhimõtteliselt mootor tehti Jaapanis, auto tehti Inglismaal valmis, pandi 2 asja kokku ja need ei tööta. Ei klapita. Ja kuidagi ei klapita, jah. Ja nüüd ongi siis see, et Newey peab keskenduma sellele, et neid šassiiga seotud probleeme rahuldada, et siis kuidagi klapitada seda mootorit, aga seal oli see, et nad omavahel ainult kokku ei lähe, vaid tuleb välja, et seal ikkagi on mingi fundamentaalne probleem selle jõuallikaga ka, just sisepõlemismootoriga, et mis tekitab neid vibratsioone ja asju. Ja ongi see teema, mida mina olen ka spekuleerinud või mitte üksi mina, vaid targemad pead ja informeeritumad pead võidusõidu maailmas, et väga paljud Honda mootoriprojekti või jõuallika projekti tippinsenerid on lahkunud, mitte üksi Red Bulli sinna tiimi, vaid ka Mercedesesse ja üleüldse seal on siuke vastastikune vangerdamine käinud. Et Honda ongi kehvas seisus, neil ei ole kogenud insenere. No see, kellega nad Red Bullile tarnisid, sealt oli mis need numbrid olid? 70 või 80% või, kes koosseisust lahkunud? Jah, täpselt, et kusagil 30% oli vist see alles jäänud koosseis, kes siis hakkas selle Aston Martin projektiga toimetama, nii et ja mille Newey avastas eelmise aasta novembris. Parem hilja kui mitte kuna. Ei, seda küll. Aga natuke ikka liiga hilja. Ja ikkagi hilja, loomulikult. Ja siis ongi see, et nüüd on vaja siis tiimipealiku tegelikult, kelleks Jonathan Vettel suurepäraselt sobib, et Adrian Newey peab oma asjadega tegelema, õnneks või kahjuks, Andy Cowell nende asjadega, milles tema maailmas tippspetsialist on. 2 maailma tippspetsialisti tegelevad oma asjadega, et siis lõpuks need korralikult ära paaritada nii-öelda ja siis on vaja kedagi, kes seda operatsiooni juhib seal võistlusnädalavahetustel. Ja ka peamiselt meediaga suhtleb ja kõik see, saab ka oma ja absoluutselt. Nii et selles mõttes kõik on igati loogiline, et siin ei ole mitte midagi erilist ja siis lugesin ühte artiklit ka, kus oli lahti seletatud, mis hädad seal kõik on ja ongi see, et nad selles kõige magusamas pöörete vahemikus tekivadki need kõige hullemad vibratsioonid, mis tähendab seda, et Honda jõuallikas sisepõlemismootor käib madalamatel pööretel, neil ongi tippkiirus on kehvem, aga see tähendab mitte üksi tippkiirust kui sellist, vaid seda, et iga käiguga nad peavad varem käiku vahetama. See läbi nad juba kaotavad nii palju rajal, et nad ei teagi, kui kiire need auto tegelikult on ja eks selle jamani jõuame ka kohe, mis siis jätkub tegelikult seoses nende tänase päeva hübriidjõuallikatega, see on ikka tegelikult masendav. Sinna me jõuame ja tegelikult üsna kohe. Lähme kvalifikatsiooni juurde. Andrea Kimi Antonelli teist etappi järjest võitis kvalifikatsiooni, George Russell oli teine, ütleme Mercedes 1-2, ei ole üllatus, natuke üllatus, et Antonelli oli Russellist kiire, ma saan aru, et Russellil oli ta seal 3. vabatreeningust alates ja leidnud mingid häid seadeid. Nad muutsid mingid vähemalt see põhjus, mis meile öeldi, oli see, et nad muutsid seal mingid seadistusi, käis läbi siuke sõnaga üks nagu eksperimentaalne seadistus, mis iganes see siis tähendab, huvitav, et nad pidid nagu peale vabatreeningut seda peale, see selleks. Ja siis Russell ei olnud rahul sellega, et küll ta kusagil kaotas kiirust, mis iganes ei leidnud seda ideaalset seadistust lõpuks ja siis ta, ütleme, et laupäeva lõunast saadik Russell sisuliselt kurtis iga asja peale nädalavahetuse jooksul, aga see kvalifikatsioonist teine koht, jah.
ja aga millest ma nüüd tahtsin rääkida, Antonelli kiirem ring, nagu ikka, pandi ka YouTube üles F1 ametlikul kanalil, aga ei näinud päris täit ringi, et need sirgetel kohad, kus see jõud kaob, ei mahtunud ja no ilmselgelt fännid kõik tagajalgadel, Twitter, YouTube'i kommentaari igal pool pandi puid, mis toimub ja selgituseks paraku Kimi pardakaameral olid tehnilised probleemid läbi ringi, nii et me ei saa kogu ringi siis täismahus näidata. Et seda ringi analüüsida, vaadake siis nii-öelda Ghost Cari, kummitusauto võrdlus siis George Russelli masinaga, aga mis sa teed, kui tehnika veebalt? No vaata, ega F1 mingi tehnika tippsport ei ole selles, võib ikka juhtuda sellest loomulikult. Ei, see on jah, ma nagu tahaks uskuda seda ma tõesti nagu tahaks, sest et see on suht jabur, et täpselt nagu selles ühes ringi osas, kus on vaja või kus on nagu ilmselgelt näha seda kiiruse potentsiaalselt mure kohta. Jah, siis see on niimoodi, ütleme, et tsenseeritud. Tegelikult siinkohal ongi paslik rääkida sellest, mismoodi pärast Hiina etappi, pärast eelmist etappi siis kvalifikatsiooni oli Leclerc täiesti endast väljas. Ja mis see teema on? See on hästi keeruline tegelikult, aga ma püüan lihtsasti lahti seletada, et Hiinas, kes mäletab, see 13. kurv on selline nagu trekikurv, suure kaldega, eks ole, mis läheb sinna tagasirgele. Nüüd sealt välja tulles tagasirgele ühte äkki ootamatult tal kadus kiirus ära. Aku sai ootamatult tühjaks. Mis põhjusel? Sel põhjusel, veel kord, see oli siis 13. kurvist välja kiirendades, sel põhjusel, et 10. kurvis Leclerc'il sel kiirel ringil, mis enne seda oli tal kõik sektoriajad olid lillad, kõigist parimad. 10. kurvis ta oli sunnitud gaasi jalga tõstma natukene, sest auto läks kerget libisemisse ja gaas ei olnud 100% peal, vaid oli avatud 97%. Ja nüüd, kui tal oleks olnud 98% või rohkem selles kohas, siis tal oleks olnud võimsust rohkem pärast 13. kurvi. Tundub loogiline ju. No, kui sa nüüd ütled. No ei tundu ju, kurat mehed, te ei pea nii viisakad minuga iga kord olema. See on ju ajuvaba, see on täiesti ajuvaba. Et eeldavad, need itimehed peavad eeldama, kuidas see auto liigub selleks, et optimaalselt jagada seda. Siin oli ju... Tõesti, tahavad need F-tähega sõnad tulla ja kõik muud. F1, vabandust. Siin oli ju see raadioside ka mitu korda, vist selle, et järgmine kord selles kurvis kasutama või tõsta jalga 7% vähem ja kuidas nagu peast kuidas sõitja arvutama seda? See on ajuvaba, täiesti ajuvaba. Ma pean järgmine riik 13% rohkem pidurit vajutada, okei, aga kuidas? Ja nüüd jõuan selle juurde, et oli siis sõidust küll räägime, aga see on lihtsalt analoog. See brigaad, keda siis mina kuulasin, oli muulgas David Croft ja loomulikult, kui omad, midagi ei ole teha, veri on paksem kui vesi. Russell sai, see oli pärast seda R130R-i ennem Sikaani ringi lõpus, sai kõrvale ja mööda Hamiltonist. Ja räägib, et see on puhas kurvikiirus, siin ei ole aukulaadimisega mingit pistmist. Tubli poiss, õigesti said aru. Loomulikult puhas kurvikiirus, sellepärast, et Hamiltonil sai aku ennem tühjaks kui Russellil ennem 130R kurvi ja kui seda kvalifikatsioonis ka ma meelega istusin, kuna see F1 TV seda võimaldab, istusin kord ühte autosse, kord teise, see oli masendav. Kõige parem seis oligi Mersudel, kellel ennem 130R-i, kõige hiljem nagu see kiirus hakkas langema ja siis nad on sunnitud ka gaasijalga tõstma selleks, et laadida. Enne vanasti oli nii, et see 130R, see oli ikka munadega meeste ja naiste kurv. Nüüd on sul need genitaalid olemas või ei ole, mingit vahet ei ole. Nad ju lasevad nii-öelda vaba hooga. Nad lasevad liugu selle kurvi. Nad isegi ei kasuta rajalaiust ära. See on absurd. Tegelikult see on eriti absurdne koht. Sama absurdne on stardi-finiši sirge lõpp. Kolmas koht on ennem lusikakurva 4. koht, kus see avarii oli Beermanil. Aga 3. koht on siis ennem seda nõelasilma. See on kuul pähe, et minusugune friik, kui ma vaatan seda autokaamerast, tõesti, igasugune isu läheb ära seda võidusõitu vaadata.
Mulle jäänud ka sõitjate jutt see mulje, et nad on nagu ise ka reisijad, et see suvalisel hetkel kaob energia, suvalisel hetkel aku läheb täis jälle. Jah, aga see ongi see, et esiteks neil ei ole seda kogemust selle autoga, nad ei oska mitte midagi ette aimata, millal see võiks kaduda, see on kõik ju alles õppimise faasis. Ja teiseks nad peavad absoluutselt kõik oma senised nagu vormelisõidu teadmised ja seda, kuidas auto toimib, peavad ju kõik ümber õppima täielikult. Et see uue siis süsteemiga sõitmine on täiesti vastupidselt sellel kõigil, mis nad on eelnevalt õppinud. See see ütleme ümberkohanemine, olemuselt ei ole ju halb, aga ma mõtlen just see, et nad ei saa kontrollida, millal nagu jõud tuleb. Ja IT-mehed kontrollivad. Seal on see autoaju on nii-öelda eelprogrammeeritud, see sama näide, mis ma tõin selle Leclerc'iga, et 1% oli küsimus gaasipedaali asendis ja sul ei ole ülejärgmisel sirgel, ei ole võimsust. No kuulge, lõpetage ära. Ja siis F1 ei näita ka. Ei, ja see probleemid. Ja nüüd Suzukas oli see tore lugu ju, et kahes kohas, kus lõpetati telemeetria või selle graafika näitamine ära, kiirused ja pöörded. 2 kohta oli raudselt, kui mitte 3, aga 2 oli siis stardisirge. Ennem seda finišijoont, siis seal ajavõtujoon ja finišijoon ei klapi omavahel. Enne finišijoont siis äkki oli ekraanil pläts puhas plaksti ja teine koht oli ennem 130 R-kurvi, et just siis, kui hakati künkale jõudma, siis äkki oli läinud, kõik see tippkiirus pöörded, kõik läinud. Aga kes iganes selle graafika eest nagu vastutab, see teenib küll palga välja. Mitte päris paar korda eksiti. Ikka näidati. Aga siis oli kohe paanika oli majas, kohe hästi ruttu otsiti nupud ja lülitati välja. Siis järgmine kord läheb oma rahadest. No ilmselt küll. Nii, aga kvalifikatsioonist endast veel, Mersud eest ära nagu võis eeldada, McLarenid, Ferrarid, ütleme üsna võrdsed, Piastri, Leclerc, Norris, Hamilton, 7. Pierre Gasly, eespool kõigist 4, ütleme Red Bulli või Racing Bullsi siis sõitjast ja mis oli üks huvitav hetk, Q2 lõpp, Verstappen võitleb kohe top 10, oli napilt 10 ja sõsartiimi debutant Arvid Lindblad lükkas 4-kordse maailmameistriks 11, ütleme nii, et ei ole hetk, mida võib-olla hooja eel oleks osanud pakkuda. Ei ole, aga ajalugu näitab, et sellist asja on ju ennegi juhtunud. Kunagi oli Singapuri kvalifikatsioon, kus Liam Lawson lükkas täpselt samamoodi viimasel hetkel Verstappeni välja. Aga eks see näitabki seda, mis seisus Red Bull üldse omadega oma autoga on ja see näitab seda, mis seisus võib-olla Verstappen ise vaimselt on, et intervjuus tundub juba, et on nagu sellisest vihast või kurbusest edasi liikunud juba täielikult leppimise faasi. See on kõige hullem märk taha. Ja see on kõige hullem, et naljatleb ja on, mis teha saan, et auto on selline nagu ta on, ma ei viitsi väga ja eks ta räägib ka siin aina rohkem, et kas ma üldse viitsin pikalt F1 enam olla ja sellised jutud aina rohkem liiguvad. Kas Red Bull on keskvälja sats? Praegu küll. Ilmselgelt. No selge, sain vastuse. Nii. Tagantpoolt ega siin midagi väga üllatat, ütleme Oliver Biermann 18, aga seal taga Cadillacid ja siis Aston Martinid, et keskväli on nagu nii tihe, seal sõltub ka, ma ei tea, ringist, päevast, hetkest, kuidas kõik läheb. Ausalt öelda ma ei saanudki päris hästi aru, mis selle Biermanni probleem oli, sest auto on neil tegelikult kiire, et nad on ikkagi selle keskvälja eesotsas selle aasta algul vähemalt. Tundus, et ta ka lihtsalt eksis kusagil mõlemal siis kiire ringil, mingi äpardus oli väike aps ja sinna see potentsiaalne Q2 jäi, aga jah, nii ta läks, aga tõesti, ütleme, et 6. kuni piltlikult öeldes 17. kohani siis protokolli mõttes on kõik täiesti vaba voli. Tundub, et Gasly eriti siis, Alpine eriti siis Gaslyga on ka siuke võib-olla sammuke eespool teistest, aga kui palju see on Gasly enda sõiduoskus praegu ja kõik see on ka küsitav, aga Alpinid teevad head tööd. Nagu Lapinta on 15, siis selles mõttes, eks Gasly on, tubli poiss ja ma usun talle endale, ilmselgelt ta mõtleb sellele vähem kui võib-olla meie, aga ma usun isest on päris magus, kui oled seal Alpiniga ja saad absoluutselt kõik Red Bulli programmi liikmed seljada, et sõidust veel räägime, aga ka seal ta nagu eriti demonstreeris seda. Aga muidu kvalifikatsioonist veel nii palju, et kuna see esimesed 2 etappi on tegelikult sõitjate jaoks ka, kes on poliitkorrektne, seal kahjuks on enamus poliitkorrektsed, vähemalt püüavad veel olla, kaua neil närvid vastu peavad, ma ei tea. Mina oleks ammu juba verbaalselt lajatanud 2 silma vahele kõigile see Pensule ja Ammile ja kõigile teistele,
et siis FIA ikkagi nii palju on tunnistanud ja FOM, et noh, tegelikult on jama majas, et nagu öeldakse, et sitt on ventilaatoris. Ja siis jagati siis ümber, ma ütlen, et tehnilised tingimused on nii keerulised sel aastal, et kui palju ringi peale siis tohib võimsust kasutada. Ja mis ta siis oli, megatšaulides, jah. Et muidu oli 9 megatšauli, aga nüüd siis tõmmati alla 8 peale, selle peale võiks mõelda, et noh, tehti ju asi hullemaks, aga selles mõttes siis püüti nii-öelda seda kompenseerida, et see võimsus, elektriline võimsus liiga vara otsa ei saaks. Et siis võimsust on küll nagu ringi peale vähem, aga seda jagub kauem. Ja. Et see on siis selline nagu vastutulek, noh, palju sest nüüd tolku oli, jah, võta kinni, aga see takkärgi ka, noh, eks sellest veel räägime, paljud sõitjad ei saa aru üldse, et oota, mis see kvalifikatsioon, kogu värk on jama ju mehed, aga lähme edasi. Nii, enne sõidu juurde kuulame 2 kõlli. Vajuta pidurit, aeg pausiks. Osta KitKat ja võida Formula 1 piletid Ungarisse. Registreeri tšekk ja võida tribüünipiletid või 10 eksklusiivsest F1 ja KitKat kingikomplektist. Kampaania kestab 9. veebruarist 7. aprillini. Rohkem infot kitkat.ee. Ja nüüd Tarmo Klaari rehviminutid. Ja siit nad tulevad siis. Võistluspäeva hommikul õhutemperatuur kõikus seal 19 ja 18 kraadi vahel ja rada oli +36. Ees ootas 53 ringi, iga ring 5807 meetrit ja kokku siis 307,471 kilomeetrit sõideti ja Pirelli oli selleks korraks toonud kohale kõige kõvema otsa rehvid C1, C2 ja C3. Ja seekord mõningas mõttes väga üheülbaline oli see valik võistkondadel, kuna keegi boksi teelt ka ei startinud, autosid ümber seadistatud pärast kvalifikatsiooni, siis sealt ka mingisuguseid imelisi variante tulla ei saanud ja ainult üks võistkond ja võistleja valis teistsuguse rehvikomplekti kui kõik ülejäänud, ehk siis Valtteri Bottas 20. kohalt läks kõva rehviga ja kõik ülejäänud startisid kollase sõõriga keskmise rehviga. Nii et selles mõttes oli üllatav, et see valik kuidagi nii üheülbaline oli. Ja mida oli tore näha, esimest korda 22 autot stardijoonel. Kusjuures, ja see oli väga hea, aga kusjuures ütleme, noh, takkärgi vist kas Piastri ütles ka, et noh, üle hulga aja on päris tore võidu sõita. Pole ju ta sel aastal saanudki. 2 etappi selja taga, aga kuna Ferrarid olid seal Ferrarid küll ka, aga McLarenid olid seal stardis ka eesotsas, siis olgem ausad, McLarenid olid ju suured tundmatud. Kuidas neil üldse see start õnnestub ja kes on ees, kes ei ole, mis toimub? No. Et see muidugi sisendas veel kord ootust ja lootust, et äkki on mingisugune mäsu stardis. No mäsu oli nii palju, et start, Mercedes, eriti Antonelli ei saanud minema ja vahelduseks ei olnud mitte Leclerc liidriks, vaid Piastri. Ega ta kaugel ei olnud selles mõttes Leclerc ka, et no okei, Piastri 3. esimeseks enne esimesse kurvi jõudmist, Leclerc 4. teiseks täpselt samamoodi. Antonelli jah, et ta ka siin tagantjärgi vist ütles, et tal on iga sõit olnud mingi probleem, ka ei ole selles sidurist suutnud õigesti lahti lasta või midagi tal ikka on nende startidega häda. Tal olid rattaid täitsa tühja pärast, kui tagantpoolt autokaamerast näitas konkurendil, siis seal ikka rehvid suitsesid korralikult. Ja ta peab veel, no ise ka tunnistas, et peab veel õppima või harjutama seda stardiasja, aga Antonelli kukkus küll esimeselt 6. jah, et see ikka rets. Aga mis sealt edasi hakkas rulluma, oli see, millega me oleme juba natuke harjunud see aasta, et hakkas akude mäng pihta. Ma ei nimetaks seda möödasõitmiste virvarriks, mis me nägime. Ega sõitis mööda. No sõideti mööda, aga see või siis äkki kasutame seda väljendit, nagu me Toomas Vabamäega kunagi kasutasime, kui me ühte teist podcasti tegime, et konkurent A jõudis konkurendist B ette. Aha, aga jõudis ette. Sõitjad kasutavad seda mushrooming, aga ma ei ole aru saanud sellest tuli see on Super Mario. See tuleb Super Mariost kuidagi, aga mis see nagu, mis kontekstis on, seda ma nii täpselt ei tea, aga
mina ei ole seda mängu mänginud, aga kas seal on siis saad ka mingit lisavõimsust või? Sa kasutad, ühesõnaga saad need nii-öelda seenekesed, mis sa saad konkurentil mingisuguseid takistusi tee peale panna ja mingid boonuseid ka, saad kiirust suurendada, vähendada ühesõnaga. No nemad mõtlevadki siis ilmselt seda boonuste värki. Jah, ma olles umbes 5 korda elus mängid seda mängu, siis ma arvasin ka, et see on nii-öelda see, kui see mis iganes sealt sinisest joonest üle sõida, et saad korraks powerit. No enam nii ta on meil praegu. Ja iial ei tea, millal konkurents saab poweri. Ja seetõttu oligi selline vahelduv üksteisest ette jõudmine. Jah. Ühesõnaga, jah, ütleme nii, et mis oli siis esimeste boksi peatusteni, tegelikult oli päris huvitav jälgi seda, et Piastri juhtis tema selja taga siis Russell ja ei saanud lähemale Russell väga, et see vahe oli seal päris tugevalt siuke sekund natuke ülegi ja Piastri oli raadios ka, et tegelikult ma täitsa võin seda tempot hoida ka, et ma võin täitsa hoida teda selja taga, kui me oleme valmis üritama ja tundus, et see on isegi täitsa tark strateegia. No seal, mis minu jaoks, ma kartsin ka alguses, et okei, seal alguses natuke tembeldavad ja see hakkab Mersu eest ära minema, aga meeldivaks üllatuseks Russell mingi aeg hakkas tegelikult Piastrile kaotama. Ja tegelikult ega Antonelli, kes kukkus 6. ta ei teinud ka nii kiiresti sellist tõusu, kui võib-olla siin esimestel etappidel täpselt samamoodi 6. kukkudes siis Antonelli tegi, et ta oli ka seal ikka pikalt Hamiltoni, Norrise Russelli selja taga, et ei olnud seekord Mercedesel sellist ülekaalu, vähemalt sõidu esimeses pooles. Su jutt on osaliselt tõsi. Ma vaatan oma spikrit, et stardis kukkus Antonelli 6. esikohalt ja teisel ringil ta sai juba Hamiltonist mööda, aga siis ja tõusis 5. aga 4. tõusis ta alles 11. ringil. No jah, täpselt. Et selles mõttes jah, seal ikka Norrise taga ta ikka vaevles. Ja siis 14. ringil näiteks mul on siin, panin kirja kohe, Verstappen telefoneeris võistkonnale, kirjutas telegrammi, et sõidaks nagu ilma rooli võimuta. Mis on ka alati hea märk. Jah, suurepärane, nagu Indikar on ilma rooli võimuta. Aga jah, mis stardi puhul ja nende ütleme siis positsiooni vahetustega. Minu arust ma nägin isegi ühte korda, mis nägi nagu päris möödasõit välja. Mõtlen, kas oli Leclerc või Hamilton. Mul ei tule enam ette, kellest kumb. Siin on see probleem, kuna see juhtub nagu sisuliselt iga ring paar korda. Aga minu arust üks kord ma nägin seda, mida ma olen igatsenud. Päris möödasõit. Et reaalselt sekundi vähem, et just kui korraks eespool nagu proovis katta oma positsiooni. Aga kus sa tead, et see päris möödasõit oli? Äkki see oli nagu sinu trikitamiseks tehtud ka? Sõitjatel on ka sõnad peale juba loetud, et noormeest teid peteti ära. No las petavad, ma võtan kõik vastu. Praegu nagu võtame sellegi vastu. Aga tegelikult on, ma vaatasin küll eile hommikul, mõtlesin, et tahaks näha seda, mitte nüüd päris välja surumist, aga seda taktikat, julgust, kõike seda, aga No see oli tüüpiline ju, kui seal näiteks, kes seal vahetasid kohti, Hamilton ja Russell näiteks, siis Russell sai ennem šikaani mööda, siis oli aku tühi ja stardifinišsirgel Hamilton võttis koha tagasi. Ja no see on ju ette jõudmine, see ei ole ju möödasõit. No seda ütles, korraks hüppan lõppu, ütles Lando Norris pealevõistlust, et tegelikult ei tahtnud mingitel hetkedel Hamiltonist möödudest, et ma tean, ta saab kohe ise ja siis on pikem koht, kus tema jälle ei saa, aga mul lihtsalt oli jõuda rohkem. Ma pidin mööda saama sisuliselt. Olukorras, kus ma tean, et see tegelikult ei tule hea mulle. No see on ju möödasõit. Nii, aga lähme nüüd, ütleme, väga igas mõttes võib-olla kõige tähtsama ringi juurde. Nii, mitmes ring see oli? See oli 22. ring. Tegelikult ma natuke hüppan veel ette. Vahetult enne seda Russell käis boksis. Kui üllatav see oli, et kumba pidi ta siis katma läks, kas Piastrit või hoopis Antonelli? Tegelikult see ei olnud üllatav sellepärast, et oligi boksi peotust, see vist algas Leclercist algas kogu see asi, et kusagil paar ringi enne seda Bermani matsu siis Norris tuli ennem. Jah, Norris tuli Norris ja Berman tuli 17. ringil ja Leclerc tuli järgmisel. Ja mingi hetkel tuligi siis Piastril, kes siis juhtis, tuli ka see info, et okei, me proovime siis nagu ühe peatusega ära teha, et tule boksi, vahetame ära ja kuna Piastri tol hetkel juhtis sõitu, siis minu arust see oli ka loogiline, et Russell tuuakse ta järel boksi üritatakse siis Piastri ära katta. See, et
Antonelli välja jäi ja sellest väga palju siis kasu sai, et turvaauto täpselt temaks väga-väga sobival hetkel välja tuli. No see oli lihtsalt puhas õnn selles mõttes, et Hamiltonile ka. Hamiltonile tõi ka väga suurt ja ta lihtsalt ei suutnud seda ära kasutada. Või võib-olla suutis nii palju, kui see Ferrari praegu võimeline on, jah, aga minu meelest see Russelli boksi toomine ei olnud kuidagi mingi taktikaline äpardus või halb käik Mercedese poolt, see lihtsalt tol korral oli siuke saatuse trikk veel ees. No räägime sellest crashist ka ise, Oliver Bearman, tema ees oli siis Franco Colapinto ja juhtus see, mida kardeti, ootamatult ees oleval autol jõud kaob, kiiruste vahe 50-60 kilomeetrit. Ühtedel andmetel oli küll 35 kilomeetrit tunnis, aga räägiti väga palju 50. Et igastahes juhtus ära, kaotas masin üle kontrolli seina, lonkas pärast, kokkupõrge oli siis 50 G-d. Karm. Jah, karm just selles mõttes et mitmes mõttes karm, aga esiteks see, et üle pika aja nagu nägid ka sõitjat lonkamas, et ta nagu päriselt füüsiliselt sai viga selles õnnetuses. Õnneks pärast tuvastati mingeid murdega midagi ei ole, lihtsalt võib-olla siis põrutus. Ja teiseks et kuidagi kogu aeg on nagu aju või taga mõttes on kogu aeg see, et küll see varsti ühel hetkel juhtub ära, et nagu see paratamatus, kui sul autod suvalisel hetkel kaotavad jõu, kas sul on 300 kilti või 250 kilti, see on väga suur vahe ikkagist Vormel 1 autodes. Keegi ühel hetkel satub õnnetusse ja selles mõttes läks hästi, et 2 autot omavahel kokku ei põrganud, on ju, et Bearman suutis vältida, talle vägagi kahjuks ja karm õnnetus ikka, aga ütleme nii, et hea, et see juhtus nagu enam-vähem, mitte küll turvaliselt, aga oleks saanud palju halvemini siuke õnnetus ja võib-olla äratuskell FIA-le ka olla. Jah, see koht, kus see juhtus, oli ju ennem lusikakurvi, kus tullakse sealt naelasilmast välja, see kõige aeglasem kurv, ja siis tuleb nagu üle künka siuke parem pikk kurv, kus peaaegu, et ta ongi tegelikult pime kurv, et ilmselt Bearman päris täpselt ei näinud ka, kus see Colapinto seal on. Üks asi, teine asi oli see, et Colapintol ühtäkki hoog rauges ja kolmas asi oli see, et Colapinto läks ka tegelikult ideaaltrajektoori pealt natukene kõrvale, eks kaldus vasakule, see kurv oli paremale, ta kaldus vasakule ja see oli ka Bearmanile natukene ootamatu ja kuna see kiiruste vahe oli nii suur, see oli ikka raju. Ja siis Bearman sattus veel mustale rajaosele ka, nii et mitu asja liitusid kokku ja takkajärgi ka, enamus sõitjaid on öelnud, et aga see ongi ju see, mille eest või mille vastu me hoiatasime FOM ja Fiat, et sellised asjad võivad juhtuda nende autodega ja palun tehke midagi enne, kui juhtub. Rahu. FIA tegi eile teate. Ära sa ütle. On nii-öelda kogu aeg käivad arutelud, aprillis on planeeritud mitu kohtumist ja jälgime ja kõik potentsiaalsed kohandused või kohendused ja kõik uuritakse, analüüsitakse. Et edasistest muutustest antakse teada, nii et on kontrolli all. Jaa, koosolek toimub. See on kõige olulisem, et see koosolek toimub. Oota, ma otsin selle koha üles. Nii. A number of meetings. Oi, mitu lausa. Ära sa ütle. Kuule, asi võetakse kohe luubi alla. Sorry, ma loen ka nüüd lause lõpuni. Number of meetings, et kas on vaja mingit muutusi? Koosolekud, et arutada. Arutame, kas on vaja arutada. See on väga hea koosoleku teema tegelikult. Ja kui need naljad on, et nii-öelda läbirääkimistel koostööpartneritega ja kõik, lause, mis mitte midagi ei tähenda. Aga see on näide, et korporatiivmaailm ikka toimib, selles mõttes koosolekuid tehakse, olulisi asju arutatakse, kas neid on vaja arutada, kõik käib nii, nagu alati on käinud see maailm, et väga hea. Oleme õigel teel. Ma tahtsin öelda, et Miamiks on kõik korras. Kindel. Miamiks on ilmselt nii palju korras, et neil on see esimene arutelu koosolek olnud. Nad arutasid ära, et me vist võtame arutlusse selle, et... see on siuke juulikuu teema. See on juba otsus, jah. Esimene arutelu on see, et kas meil on vaja arutada üldse. Selle koha pealt ma jälle toon näite Indikaarist. Möödunud nädalavahetus oligi, tunnen kaasa oma kallile kaasale. Mina olin nagu, ma tõsi küll pidin praktiliselt kõike järgi vaatama, sest ma olin seal erinevatel üritustel, ma ei saanud ka Vormel 1 otse vaadata, aga mul oli Vormel 1 etapp, Indikaari etapp, Superbikeide etapp Portimaos ja MotoGP etapp Austinis. Ja näiteks Indikaari lõpp oli ka ülidramaatiline ja äge ja
seal tiimis siis Reihal Lettermann Lanigan, kus Jüri Vips on neil varusõitja ja simulaatorisõitja, kuidas Bobby Reihali poeg siis, Graham Reihal, säilitas oma 3. koha ja mis on teema? Indikaaris siis sõltuvalt nüüd rajast, see kehtib siis tänava ja päris, ütleme, tavaringradade kohta, on kasutada terve sõidu peale kõigil lisavõimsust, see on suurusjärk kuskil 5-60 hobujõudu, kas 200 või 150 sekundi jooksul. Ja igaüks kasutab seda siis, kui tahab. Noh, kahjuks seda graafikat näidatakse niimoodi valikuliselt, aga tolle võitluspaari juures näidati siis, kellega Reihal seal võitles, näidati viimastel ringidel. Ühel oli seal 100 sekundit, 10 ringi enne lõppu alles ja Reihalil oli kuskil 70 ja siis kuidas see väheneb kogu aeg ja nad sõidavad rattas ja ongi põnev, ongi äge. Mitte nii, et sul lihtsalt saab otsa ja siis ka, kui sul seda lisavõimsust ei ole, siis see ei tähenda seda, et sa keset sirget seisma äkki jääd, et pöördavad kukuvad, ei seda ei ole. Lihtsalt sa saad veel kiiremi sõita kui muidu. Et palju ausam lahendus ja neil on ka nüüd hübriidmootorid, neil on küll see superkondensaator kasutamisel, mis hästi kiiresti ennast täis laeb, hästi kiiresti ja ennast tühjaks laeb, aga ja see süsteem on jälle kergem ka, oluliselt kergem, oluliselt odavam kui vormel 1. Ja ongi võidusõit, ongi põnev, ongi. Keegi ütleb, et oi, nüüd on ka see vormel 1 äge, ikka siuksed strateegiamängud. No käige puu taha, no see on IT-vendade patsiga poiste teema on praegu. Aga Indikaaris on tõesti strateegiamängud. Tegelikult ka. Et väga põnev oli, seal närid kõiki oma küüsi, eks ole, ja lõpuks, Reihal oligi lõpuks poodiumil. Alex Palu võitis järjekordselt 4-kordne meister, see hispaanlane. Et oligi põnev sõit, selles mõttes, et oli päris põnevus. Aga nüüd minusugune friik ka sügava võidusõidu puudega vormel 1 puhul, ma pidin enda jaoks huvitavaks mõtlema need ettejõudmised. Aga pühapäeva fänn on ka vaja. No seda küll, aga mul on nii raske puue, et ma vaatan ikka. Aga sõidust turvaauto oli siis üsna mitu ringirajal. Peale seda, ütleme, võidu peale enam eitluseks läinud, siis sai Antonelli, kes siis nagu kellel joppas, aga ise tegi hästi, joppas selle peatusega, sõitis eest ära. Siin ei olnud midagi, et kui sai vaba õhku, siis pani lihtsalt ära ajama ka, et siin ei olnud mingit küsimustki. Selles mõttes sõidu teine pool Antonelli poolt, perfektne sisuliselt, et tegi selle ära, mis oli vaja teha. Ja ei teinud seda apsakat ka, kus ta seal pani südame seisma korraks kogu võistkonnal Hiinas. Sellist asja ei tulnud. Isal, kes koha peal see No isal eelkõige muidugi. Aga jah, sealt edasi Piastri hoidis ka ära. Lõpus mina vaatasin üsna närviliselt Russell Leclerc'i, õnneks Leclerc hoidis ära, Ferrarisi poodiumi, sealt aga siis kemplesid omavahel Norris ja Hamilton, mida nägi natukene, sealt siis lõpuks Norris hoidis ära ja ma saan aru, et viimased, 15-20 ringi kemplesid Gasly ja Verstappen, aga sellest mina ei näinud 5 sekunditki. Ei näinud, seda ei näidanud. Ma nägin ainult seda nagu, ajavõttu graafikut. Mis on ka nüüd 0, jah, ma tegin nagu 0, midagi, et kogu aeg see on seal 0, millegi vahel on, aga see võis olla läbi aegade üks parimaid lahinguid, kes see teab. Aga nii palju vist ühesõnaga Gasly poolt lihtsalt superkaitsetöö, et hoidis ära kõik Verstappeni rünnakud. Aga ta oli vist hädas ka, kui austas ma ei saadki lõpuni aru, kui palju ka Max nagu reaalselt ka tegelikult rünnata sai. No ega Maxi auto on ka muidugi nagu ta on, et Max oli ka oma piirid, ma arvan, maksimaalsuse juures on ja Gasly tema poolt selles mõttes superkaitset, ei teinud midagi valesti, hoidis ära ja väga tubli töö. Ja Verstappen täitsa ausalt ütles ka, et Gasly sõitiski väga hästi, et mitte see, et temal oli sõnnikuvanker istumise all ja sellepärast ei saanud, vaid kiitiski Gasly'd, ütles, et väga, väga hea töö. Ja tõi kahtlemata aasta lõpus lugema hakkavaid meeskondlikke punkte omajagu. Just. Nii, sõidu osas, tegelikult ma viskan paar küsimust, räägiks sellest tipust natuke veel. Ütleme, küsin kaheosaliselt, kui üllatav oli McLareni tempo ja kas, ütleme, selles sõidu esimese poolega andis lootust, et McLaren või Ferrari võib ka vahelduseks Mersut võita? Ei, esimene küsimus oli see, kas oli üllatav. Ei olnud. Üllatav ei olnud see, et nad on seal ees otsas Ferraridega kõrvuti täiesti, et see oli hooajaline testimine ka näitas, et nad on seal väga lähedal ja sõidud, kus nad, üks sõit, kus nad jõudsid starti, näiteks ka, et tegelikult on täitsa potentsiaali. Kvalifikatsioonis on ka kiirust alati olnud ja minu poolest küll, et
väga julgustav oli täpselt see, et Piastri juhtis sõitu ja tegelikult kontrollis sõitu, et ei olnud see, et Russell ohustas, pigem natuke vaikselt hakkas ära langema, et siin on, ma arvan, et siin on väga oluline ongi see, et sa pead juhtima selles mõttes, et värskes õhus peitub see võlu vähemalt hetkel. Ja jah, ühesõnaga mina arvan küll, et ei tule nii suur Mercedes ülekaal, nagu võib-olla pärast esimest etappi kartsime, et tegelikult täitsa lootust on veel. Aga samas see sõidu teine pool, seal kus... No see oli juba natuke pahem. See oli paham, halvem. No mina tahaks ka öelda, et tegelikult praegu need 3 etappi ei näidanud seda, või eriti just Suzuka näitas, et kui Mercedesed jäävad teiste taha kinni, siis võib võidusõitu näha, no või neid ettejõudmisi näha, siis tänase päeva mõistes. Edenemisi, jah, et kui nad on vabas vees, siis on kõigi jaoks rong läinud, aga siis, kui nad peavad pusima seal teiste sabas, siis tulevad need patsiga poiste igasugused valemid mängu ja kus sa seal seda akut laed ja kus sa ta tühjaks laed ja kõik need mängud ja seal juba on, kuidas seda nimetatakse, seal tuleb ka siis see sõit ja ajumaht mängu, võib-olla tõesti ilma naljata. Mõlemad on noored, ega Russell ka, veel on vist alla 30 või? On kindlasti. Jah, ta on isegi meist noorem, ta on 98 vist. Jah, kuskil seal kandis. Piiri peal, jah. Aga ikkagi neil on siis, ütleme, kui ta on 28, nüüd on nobedate näppude vorm. 28. No näed sa, siis neil on 10 aastat vahet peaaegu Antonelliga. Antonelli on kauem arvutimänge mänginud, et seal võib Antonellil isegi mingisugune eelis olla, ilma naljata, et mine sullu tea. Aga põhimõtteliselt jah, see, et nüüd McLaren seal eesotsas on, ütleme, auto koha pealt üllatust ei ole, sellepärast, et siis, kui nad siin, millal see oli nüüd, aeg läheb kähku, 2 aastat tagasi, kui nad järsku hakkasid tuhast tõusma. 23 keskel hakkasid. Jah, 23 just. Et see näitas, et see inseneride brigaad suudab autot ehitada ja selleks aastaks neil on nüüd jätkuvalt Mercedes jõuallikas, käigukasti nad minu teada küll toodavad ise jätkuvalt, et jätkuvalt Mercedes jõuallikas ja jätkuvalt oma käigukasti, aga see kooslus ju toimib kõik. Nüüd pigem näitas siis see Jaapani etapp selle ära, et McLareni itimehed hakkavad selle tarkvaraga sina peale saama, et suudavad selle hübriideluka siis kuidagi toimima panna paremini kui varem. Ja tegelikult minu jaoks ikkagi kõige olulisem Suzukas oligi, et Antonelli, see oli ikka suur õnn, mis tal tuli selle boksi peatusega, et kui ei oleks turvaautot välja tulnud ja Piastri Russell oleks jätkanud nii-öelda eesotsas, kes see teab, kes äkki Piastri oleks päriselt ära hoidnud selle ka. Et raske on muidugi nagu tagantjärjel midagi niimoodi oletada või eeldada, aga mul tundus küll, et Piastri oli vähemalt valmis proovima, et kes see teab, aga võib-olla kobistab keegi teistpidi ka, võib-olla hoopis McLaren või Ferrari mees saab endale sükse õnne, nagu Antonelli siis turvaauto ja boksi peatust ajastustega saab, et väga palju sükseid tegureid on jätkult mängus. On ja selles sõidus nüüd ka, kes lotovõidu võtsid, oli muulgas Lawson, kes tuli 9. ja tõusis seal 5 kohta ja ise ütles ka, et kui seda turvaautot ei oleks olnud, siis ilmselt tal punktidel asja ei oleks olnud. Nii et ega see turvaauto tulek alati on selline kahe otsaga mäng, et kelle jaoks ta tuleb õigel ajal ja kelle jaoks tuleb väga valel ajal. Antonelli, fikseerime ära, ta on ka siis F1 ajaloo noorim sarja liider, 19 aastat, 200 midagi päeva, umbes peast pakun. Pikas plaanis Antonelli versus Russell, ütleme, tahaks öelda, et puhtalt kogemuste pealt ja ma ei tea, kogemused, närv, kõik see, et pikas plaanis ühtpidi tahaks pakkuda eelist Russellile, aga mis argumente näete Antonelli kasuks? No see, et mõlemal on sisuliselt täiesti võõras õus auto, et Russellil võib ju just vastupidi olla see, et ongi mingite intuitiivsete liikumiste täiesti ümberõppimine, mis Antonellil kindlasti nii raske ja nii sisse kulunud ei ole, kui Russellil võib olla. Ja ega me eelmine aasta nägime ka ju, et McLarenid olid selgelt ees alguses ja hooaja alguses ega ju keegi Piastrit ei pakkunud siin võitjaks, et pigem oli see, et Norris võtab selle kindlalt ära ja Piastri võtab teisi kohti järjest, aga Piastri hakkas ka väga kiiresti võttis Norrisega temposse ja tegelikult kui ei oleks seda hooaja teise poole väikest
väikest värinat või ikka korralikku värinat tulnud, siis võib-olla oleks Piastri võitnud selle tiitli, et kes see teab, äkki Antonelli on veel külmema närviga või kuidagi veel hoopis teist maasti sõita, aga igal juhul jah, ega ei ole ju põhjust, miks Antonelli ei saaks üldse sekkuda sellesse tiitleitlusesse. Jah, eriti olukorras, kus ju reaalselt juhib hetkel. No seda jah. Jaa, aga seda ei tea tõesti, et kuidas see psühholoogiliselt mõjub, kui ükskord on see hooaja teine pool käes, ongi edetabeli juht jätkuvalt ja siis hakkab see koju jõudma, et ma võingi maailmeistriks tulla ja siis on see, kuidas sa hoiad nii-öelda oma mõtetest eemal kogu selle üldsuse surve, ootused ja lootused, et ta on ju itaallane. Ta on itaallane, jah. Emotsionaalne inimene. Ma tegelikult mõtlesin seda, et see on nagu julm ootus, mis kodumaal peale pannakse. Aga kujutage ette, kusjuures ma just eile ühe tuttavaga sel teemal rääkisin, et võib-olla on isegi hästi, et ta ei ole Ferraris. Itaalias itaallane nagu... Ferraris tiitel. Tiitlimäng, ütleme. Oi. Sa ei jääks ellu, kui sul ei ole kõvemat pinget ju. Vormelimaailmas küll mitte. No ongi, et Briti meedia võib ju sul Daily Mailid võivad paugutada mingid veidrid pealkirju, aga nagu sul on 60 miljonit taga passimas, et kuule võtta ära nüüd see tiitel. Mis ikka rasket on? Ja mulle tundub, et Toto Wolff on selline suur juht ja kõva õpetaja, aga paistab, et ta suudab kuidagi hallata ka neid sõiteid päris hästi, et minule vähemalt tundub, et Antonelli on praegu enda jaoks oma karjääri selles faasis õiges võistkonnas. Jaa, tundub küll. Fikseerime tagantpoolt ära siis, et jah, Pierman katkestas, Lance Stroll kutsuti ühel hetkel sisse, aga muideks ka palju õnne, värskelt isaks saanud Fernando Alonso lõpetas sõidu. Jah, see on tegelikult ikka täitsa suur saavutus. Kusjuures kõigest ring maas. Jaa, vabandust, seda oli ka tore näha. Absoluutselt, muidugi oli tore näha, muidugi ma loodan, et Alonsol nüüd mingeid püsivaid tervisekahjustusi ei tulnud sellest, et äkki nad on natukenegi korda saanud selle vibratsioonides ja võib-olla siuke toores värske isa energia kandis ta lõpuni välja on ju, et aga tegelikult ka väga ironiseerida ei maksa, ma veel kord, ma ei usu, et ta seal Hiinas rahvateatrit tegi, et kui ta ikkagi sirgel võttis käed roolikülist ära kindlasti. Siin ka ta ikkagi oli näha, kus mingi masseeris jalga natuke üritas mingit liikumise, selles mõttes on muidugi väga tõsine ja karm teema jätkuvalt, aga ei, finišisse jõudmine on väga-väga väärtuslik info Aston Martinite jaoks ka. Aga kusjuures, teine hädapätakas, kes on, ütleme, Cadillac'i ma hädapätakaks ei nimeta, sellepärast nad on täiesti, ongi nullist uus võistkond, et seal nemad õpivadki kogu aeg. Aga mida Williams tegi Alboniga? Saatis refi testi tegema ja esitiiva testi. Et Albon kasutas siis sõidujooksul, alustas, refide valik oli järgmine, alustas keskmisega, siis sõitis kõvaga, siis ennem lõppu krutiti kõige pehmemad ehk punase sõõriga alla ja siis kutsuti enne lõppu uuesti boksi paariks ringiks ja läks ta rajale jälle keskmise kõvadusega refiga. Et öeldigi, et nüüd teeme testi, raadiosides otse. Alboni need raadiosidemed on üsna, kõrvaltvaatajale meeldib pingelised. On küll, ta eelmine aeg oli ka juba kvalifikatsiooni all midagi ütles umbes jah, et nagu see auto kohe nagu üldse ei sobi mu sõidustiili, aga tundub, et ei kuula mind, umbes sellised asju on ju. Mingi üks lause oli ka see, et ei, ma saan aru, et asi on minu sõidustiil. Ja täpselt, ilmselgelt on nagu minu asi kinni. Ironiseeriv või nagu, et ja huvitav, et tundub küll nagu sotsiaalmeedias igale hästi süke malb iseloomuga tüüp, aga eks ongi, roolis on ju täiesti teine elajas muidugi. No ilmselgelt asjad ei klapi seal tiimis, mis iganes põhjusel, iganes kelle vahel, aga eks nad on jätkuvalt siin 40 kilo ülekaalulised ka ja on vaja sellest lahti saada esiteks, nagu üldse mingit korralikku sõitu saab hakata tegema. Kusjuures see on jah jube veider, et nad olid ju ühed esimestest eelmisel aastal Williamsis, kes keskendus uue aasta autole ja kuna James Vowles, endine Mercedese peastrateeg oli ta seal siis, kui ma õigesti mäletan, on nüüd tiimipealik ja tulnud ju üliedukast Formel 1 võistkonnast, kes domineeris selle esimese hübriidajaste alguses, peaks teadma, kuidas kõik asjad toimivad ja nüüd esiteks nad jäävad testidele hiljaks, sellepärast et allhankijad ei jõua oma tööga valmis ja teiseks te teete ülekaalulise auto. Nad ise küll väidavad, et seal on hästi libe väljend oli ühes intervjuus, et 10 kilo on ka nagu ülekaal, ei 10 kilo on tõesti vägagi ülekaal, aga mitu kümmekonda teil seda ülekaalu on, paistab, et päris kõvasti ikka. Aga juhtus, mis sa teed? Ikka tuleb paar kilo juurde. Märkamatult tuleb see.
Tean, olen kogenud ise. Nii, no enne kui räägime F1 üldseisust, võtaks paar küsimust ka vahele. Gunnarilt on tulnud paar küsimust alustuseks, kui väga oleks tahtnud näha, et Beermani asemel siis oleks Colapinto crashinud, ehk siis küsimus ei ole selles, et Colapinto mingi vigastada saaks, aga ütleme eestlaste prillidena, et Colapintol ei läheks nii-öelda kõige paremini ja tõstaks eestlaste. Ei, see juba ületab sellise mingisuguse maitsepiiri minu meelest et jah, soovida sellist kellegi crashi mitte, et viga saaks, aga ei tule välja nii hästi ja kõik see. Jah, ma arvan, et see on juba süke, et ega see on väga vahet ei ole, see ei saa vaadata kuidagi mingi patriootlike prillide kaudu isegi seda, et kas keegi peaks nüüd välja sõitma kellegi asemel, et see on igati pidi halb. No selles mõttes ma olen nõus, et mina ei soovi ka ühelegi seal 22 mingisugust avariid, aga loomulikult ma hoian talle pööjalt, et tal läheks halvasti. Halvasti saab ka minna ilma sellelt, et see välja sõida, et see võib lihtsalt aeglane olla, et see on juba veel parem. Ja olgem ausad, tegelikult ta lähebki halvasti praegu. Et hea küll, siin see sõit nüüd ka, Flavio Briatore võttis sõna, et et seal Frankol seal ei vedanud selle turvaautoga ja kõik, aga tegelikult vaatame kvalifikatsiooni tulemusi, vaatame vabatreeningu tulemusi. Ta oli maas. No ta on selgelt maas. Et Gasly on kindlalt 10 hulgas kogu aeg, aga tema on selgelt maas. Näis, kaua see kestab niimoodi, miljonid on muidugi palju, mida ta toob, kogu Argentiina on tema selja taga, aga saab näha. Ja teine küsimus Gunnarilt, kui tuleb nii-öelda uus ringrada, ehk siis uue ringrajal on esimest korda etapp, kuidas arutatakse või kuidas seal tiimid oskaksid turvaauto tõenäost arutada? Et ütleme, varasemaid kogemusi puudub. Ega ei oskagi vist väga. Tuleb kuidagi tutvuda raja selliste... et üleüldse, et kas turvaauto... esimest korda on nüüd, ma ei tea, Saudi-Araabias etapp, et siis... Eks seal vaadatakse neid raja omapärasid ka, kas on kitsas rada, kas on mingid väga lähedal seinad, kas on pikad siuksed mahajooksvalad ja kõik siuksed asjad, et saab teha lihtsalt sellist ennetavat uuringut saab teha, et sa võid kuni sinnamaani välja, et on tänavarada, kus kohas on nüüd need augud, kus päästemeeskond rajale tuleb, kus kohas on kraana, ja suure tõenäosusega tänavaradadel juhtubki. Kuigi on olnud juhtumeid, millal see nüüd oli, kas see eelmine aasta äkki oli Singapuris sai olla või? Kui, on olnud ka selliseid võistlusi, kus üllatuslikult ei ole turvaautot, kõik eeldavad, niikuinii on. Jaa, kas see oli Singapur vist ehkä? Neid on olnud rohkem kui üks isegi selles, et meil on ju nii palju tänavaradasid. Aga täpselt niimoodi see käibki, et nagu sa ütlesid, et vaadatakse seda, on tänavarada, on tavarada, kus kohas need seinad on, kui on tänavarada, siis suure tõenäosusega tuleb turvaauto rajale. Ja see on juba omakorda selles mõttes faktor, et kui ongi uus rada, siis on juba selle poolest suurem see turvaauto tulek, et sealt, sa saad midagi eeldada ja oletada, aga muidugi lõpuni välja ei saa niimoodi ennustada, et ta ilmselt kusagil vahemikus 15-20 ringi võib tulla tõenäolisemalt või vähem tõenäoliselt, aga saab lihtsalt natuke siukse teadusliku oletuse teha. Nii, võtan 2 kirja veel. Kristjan kirjutas. Ma vaidleks vastu Verstappeni jauramisele. Ei ole midagi viga F1-s. Alati võib nina Snoblit üle sajada, nina krimpsutada, et see ei ole ju võidusõit. Häda on, kui autod üksteise järel tuimat rongis sõidavad ja nüüd on häda, et mööda saavad. Kui Verstappen võitis oma esimese MM-tiitli tänu Maasi, siis Michael Maasi korraldatud farsile, või kui Red Bull oli teistest peaaegu üle ning domineeris mitu aastat, siis oli Verstappeni jaoks kõik košer. Reeglid kehtivad kõigile, kohane nendega või nii-öelda uppu. Praegune tehniline reeglistik võeti juba ammu vastu ja sellega oldi päri. On lisandunud uued meeskonnad ja mootoritarnijad. Ma ei kuule, et Audi või Cadillac ütleks, et need reeglid ei kõlba ja me enam teiega selles F1 liivakastis ei mängi. Nii, ja F1 on muutunud läbi aja ja muutub ka edaspidi, et virisemist on ka enne kuuldud olnud, siis kui loobuti nii V12, V10, V8 mootoritest, kui piirati pöördaid või kui loobiti sõidu ajal tankimisest. Ka siis leidus inimesi, kes ütlesid, et see ei ole enam F1. Kui Verstappenile ei meeldi ja ta ei kohane uute reeglitega, võib ta alati ära minna. Ja kuulen ka seda, et nii mõniga ütleb, et kui Verstappen enam ei sõida, siis ta ka ei vaata F1. Ka seda olen juba korduvalt kuulnud. Toob siin välja siis Senna, Schumacherid, Häkkinen, Raikkonen. Ja lisab lõppu, et kui Kers kasutusele võeti, oli ka sellega esimesel aastal probleeme. Teame niigi seda lugu, kuidas turbo kasutusele võtuga F1 läks. Aga saadi üle nendest ita-haigustest ja saadakse ka nüüd üle. Kõik head, paremat, hea podcast sellegi poolest. Aga küsimust ei olnudki või?
Ei, see oli lihtsalt nagu arvamus avaldamine. Vaidlen vastu, kui võib, oli pealkiri. Ei, no ikka võib, alati. Aga mina vaidlen vastu ka. Sellepärast, et näiteks turbote paralleeli tõmbamine on täiesti kohatu. Sellepärast tol ajal tehnilised tingimused nägid ette, kas vabalt hingav 3-liitrine mootor või 1,5-liitrine turbomootor. Sinu vaba valik. Keegi ei määranud ette, palju sul pöördeid on, palju sul kütust võib olla, palju su kütusevoolu hulk tunnis võib olla. Tänasel päeval veel kord tehnilised tingimused ametlikud on 268 lehekülge pluss igasugused täiendused, bülletäänid, mida ei avalikustatagi, mida seal võistkondade vahel kapetatakse. Et teema ongi selles muu hulgas, et autofirmade pilli järgi tantsitakse. Täiesti vale. Omal ajal Renault ju trampis jalgu, et nemad ei jätka vormel 1, kui ei tule hübriidmootoreid. Ja mis oli tulemus? Läksid lahku Red Bulliga. Nad ei saanud selle esimesel hübriidide ajastul üldse hakkama. Et, ja kui vaatame seda nõndanimetatud kuldajastut, kui need 10-liitrised ja V12 olid või boxermootorid, ega siis tehnilisi tingimusi hakati ka muutma ju, üks põhjendus oli siis küll oli see ohutus, et liiga suured kiirused, küll oli see, et vaikselt hakati rääkima, et tänavasõiduautodega peab olema kooskõlas. Ma olen oksendamiseni toonud seda näidet. Hipodroomisõit. Ülipopulaarne teatud riikides jätkuvalt. Sisuliselt see tehnika on pärit 1940. aastast. Ja vaatemäng missugune. Et ei pea olema tänavasõiduga mitte midagi ühist sellel asjal. See ongi võidusõit. Ja kui oli vormel 1 kuldajastu, lõvi osa sõitis 70-ndatel, 80-ndatel Ford Cosworthi mootoritega. Fordi mootoriplokk oli nii-öelda ja siis see forseerimisfirma või tuunimisfirma tänapäeva keeles Cosworth valmistas nad võidusõiduks ette. Ja rahvast oli murdu raja ääres. Ja siis Bernie Eccleston ammustas lahti, et see on nii populaarne värk, see tuleb telesse viia paremini. Ja sealt hakkas siis järgmine faas rulluma. Et võrrelda tuleb võrreldavaid asju. Tänasel päeval ongi see probleem, nagu üleüldiselt meie elus, et paljud asjad on üle reguleeritud. See on teema. Et see, et möödasõidud on, ei ole möödasõidud ju. Ette jõudmised on. Kui ühel saab aku tühjaks ja seetõttu teine saab mööda, siis andke andeks, see ei ole võidusõit. Sellega ma olen nõus. Ja kui sa tead, et teine saab kohe ise tagasi ja siis sõidavad edasi. Aga võtame viimase küsimuse ka. Aimur Jaan kirjutas Aston Martini kohta. Mida teie arvate, kas Aston Martini meeskond teeb selle aasta autol suuri muudatusi või on juba tehtud otsus, et selle aasta auto on nii ebaõnnestunud, et kogu ressurss tuleb suunata 27 peale? Ma arvan, et nad ikka muudatusi, ma ei tea, aga nad kindlasti arendavad seda autot veel, et kui sa oled juba läinud sükse radikaalse suunaga, mis erineb teistest autodest üppis märkimisväärselt ikka, siis ma arvan, et sa pead ikka mingil määral lõpuni tuunima või teistima selle, et mingisuguse faasini ikka jõuda. Ma saan aru, et seal Astonis ikka on mingit enesekindlust või usku ka, et see võiks toimida lõpuks, kui kõik need miljonid pisiasjad ja väiksemad ja suuremad detailid, probleemid saavad lõpuks lahendatud, siis nagu fundamentaalselt see võiks ikka täitsa nagu kobe vormeliauto olla. Lihtsalt küsimus on sellest, kui kaua see kõik aega võtab, et ma arvan, et see, et Alonso lõpuni sõitis, see on juba märk sellest, et nad ikka võtavad tõsiselt sellist arendamise käiku ja ikkagi usuvad veel sellesse disaini. Eks näis, kas lõpuks on mingisugune edu ka, et kas tulevad mingid punktidki või kas nad jõuavad omavahelisest Astonite vormel 1 liigast välja või ei, aga mina igal juhul ei usu, et nad nii varakult vähemalt alla annavad selle aasta autoga. Ei reeglid tänase seisuga kehtivad kuni 2028 hooaja lõpuni. Hetke seisuga on siis niimoodi, ma saan aru, kokku lepitud FIA-ga ja FOM ja FIA vahel. Et seetõttu tahes tahtmata kõik võistkonnad arendavad, et ega seal pääsu ei ole. Lihtsalt see kooslus tuleb nüüd tööle panna niimoodi, et ta liiguks ka nagu võidusõiduauto, et selles mõttes ta on suhteliselt aeglane, kuigi kui neid ringiaegu hakata vaatama, siis edasiminek on juba päris hea olnud. Ja küll nad kaotavad kalendriga, nagu võidusõitjad ütlevad. Aga kalender on lühemaks jäänud.
just nimelt. 4 sekundi asemel on 2, mis on poole kiir või 2 korda kiir. Aga ongi, see on ju tükk maad edasi astutud suhteliselt lühikese ajaga. Et veel kord tuletab meelde saate algust siis, et Andy Cowell tegeleb nüüd selle mootori poolega, siis Adrian Newey püüab kogu selle komplekti kokku panna ja tuleb siis Jonathan Wettley või tuleb keegi teine, kes seda rajaäärset toimingut seal korraldama hakkab, et selles mõttes ma arvan, et praegu mingit paanikajaanikat ei ole seal enam võistkonnas, see oli kindlasti siis, kui nad said teada, et see mootori osakond on laiali jooksnud tegelikult. Siis oli paanikajaanika. Siis oli kindlasti paanikajaanika, et mis asja, mis mõttes nagu. Aga nüüd käib selline ümberstruktureerimine ja sihipärane tegevus, nii et küsimus on lihtsalt selles, et millal nad nüüd jõuavad sellisele tasemele, et nad on korralikult konkurentsis, ka keskmiku hulgas. Alonso kuskilt intervjuust poetas, et mingeid tähtaegu ta arvas, et sisuliselt siis pärast suvepuhkust võib midagi oodata. Mina lugesin sealt ühest intervjuust nii välja, aga ega see on ju kõik spekulatsioon. Nii, 3 etappi tehtud, sarja üldseis Antonelli 72, Russell 63, väike vahe, Leclerc 49, Hamilton 41, väike vahe, Norris 25, Piastri 21, siis Oliver Berman 7, Gasly 8, Verstappen 9, loogiline järjestus, tiimidest Mercedes on pika puuga eest ära, kuigi 45 punkti, aga ilmselgelt kasvavas trendis. Ferrari uhkes üksinduses teine, 90 punkti ja McLaren siis uhkes üksinduses 3, 46 punkti ja siis on järjest Haas, Alpine, Red Bull ja Racing Bulls 4 punktises. Nii et seis on igatepidi põnev. Jaa, on küll ja ma arvan, et McLareni jaoks võib niimoodi piltlikult öelda, et hooaeg tegelikult reaalselt alles algas nende jaoks eile, et said korraliku saldo nüüd kätte. Ega ei ole sisuliselt 2 etappi jäid vahele, aga ega see vahe nüüd Ferrariga ei ole nii suur ka, et 45 punkti on 43 teenib maksimaalselt ühe sõidu eest, et jõuab küll seda veel tasa teha ja sõitjate poolest ka, ma arvan, et Russell tahaks arvata, et ega tal ka mingid suured häirekeelad selle sul ei käi, et Suzuka läks tal igas mõttes lappe, mitte tema tegevuste tõttu enam ja alt ja seal Hiinas olid ka tal igasugused probleemid, et ma arvan, et kui ta ise külma närvi säilitab, siis küll ta hakkab jälle neid võite ka nuppima. Eks see suurim küsimus ongi see, et kuidas konkurendid üldse suudavad ja plaanivad Mercedes peatada, et nagu näha, siis stardieelis on jätkuvalt olemas ja võib isegi väga, väga suur olla. Kellel siis? Ferraridel, McLarenidel. Ferraridel, jah. Ferrarid, McLarenid, selles mõttes esimesed paarsada meetrit sõidust on neil superhead. Ja see, mis sealt edasi on Mercedes ja pärusmaa juba rohkem, aga ma arvan, et jah, minu silmis see esimese etapi järgne hirm, et siin tuleb siuke dominatsioon Mercedese poolt, see on natuke kergemaks läinud, ma ei usu enam, et nad kõik etapid järjest võidavad ja isegi kui võidavad, siis ma ei usu, et Russell kõik etapid järjest võidab, et ma arvan, et siin on veel väga palju potentsiaali ja eks selline uue ajastu tehniline teadmatus on jätkuvalt asi, et võib juhtuda, et Mercedes juhivad pika puuga sõitu ja siakitsi kellegi mootor ütleb üles, kellegi aku saab nii tühjaks, et enam üldse käia, mis iganes, asju võib juhtuda väga palju. Jaa, ma arvan, sellega on vist kokku. Minul vaidlus hetkel ei ole. Ei, mul ka ei ole, see hooaeg on alles nii noor, et see veel kord, et siin eelmisest etapist kuni Hiina etapini juba hüppe oli võimas. Mõlemad McLarenid olid stardis. See on tegelikult väga suur saavutus. Üks oli võidukonkurentsi. Jah, absoluutselt. Areng missugune, ilma naljata. Aga ei arenevadki ja tegelikult ega Audi on ka selline must hobune ikkagi. Jaa, selles mõttes on kahju, et viitliliselt läks. Tundus siuke äge kombo kõik, aga on nagu on. Aga nüüd on ju pikem paus. Lähisides on sõda, aprillis ei sõideta, mis tähendab, et ka meid aprillis eetrisse me ei jõua ja 3. mai Miami, siis on jälle mitu nädalat pausi, 24. mai Kanada ja siis ongi juba tegelikult juuni ja siis siis tullakse lõpuks Euroopasse. Aga jah, seniks nüüd tuleb mõned nädalad hakkama saada ilma.
no küll me saame, on erinevaid spordialasid ka ja mida vaadata, et siin tuleb paar rallit. Aprill-mai on ju alati kõige põnevamad ajad mis iganes sportide jaoks, et kahju muidugi, et vormilt vahepeal ei ole, aga eks arusaadavatel põhjustel. Ei no aga keda ringrada huvitab, siis on IndyCar on, MotoGP on, Superbike'id on. Jah, kusjuures üllatab, MotoGP-s on veel suurem dominatsioon praegu käimas kui Mercedesed oma vahel. MotoGP on ülipõnev, et Aprilia on niimoodi võimutsemas seal, eile oleks ääre pealt kolmikvõidu võtnud, kui Aia Kuurele ei oleks seal tehnilisi probleeme tekkinud, et MotoGP on väga huvitav tegelikult. Ja ausalt öelda, ka Superbike on ka huvitav, et tasub jälgida. Absoluutselt, ja sellega soovime kõigile ilusat kevade jätku. Kõik ilusat. Järgmise korrani. Delfi vormel 1 podcast ringiga ees.